panin katsu uks on lukus või? Nii. See on siis järjekordne hullus, millega me täna üritasime hakkama saada. Sõitsime siia, mööda mingit pinnasteed. Nüüd edasi autoga ei julgenud sõita, kuna siin läks nii järsult mäest alla ja lahtine killustik. Et ma arvasin, kui me nüüd edasi autoga sõidame, siis me enam tagasi üles ei tõuse sellest järsakust. See järsak on seal ees. Otsustasime jätame auto siia mäe peale ja läheme siit 3 kilomeetrit jala selle Koseni, kuhu meil oli nagu väike plaan minna. Vaatame korra siin seda ümbrust, kuhu me siis oma auto jätsime. Aga me oleme siin siis, see on siis lõunapoolne kallas. Lagomera paistab seal. Pilved tunduvad allapoole meist olevat jäänud. Kui ma nüüd vaatan, kui kõrgel me oleme, siis me oleme kuskil 1300 meetrit üle ookeani pinna. Mida? Gran Canaria? La Palmas on pealinn. Ütlesin La Gomera. La Gomera on teiselt pool saart. Siis ma ajasin jälle midagi. Kergelt segi. Gran Canaria, La Palmasega pealinn on see, mis me seal näeme praegu. Ja lõunarannikud siis, mis seal all paistab. Ühesõnaga, sinnapoole peaks jääma Kümäär selle mäe taha. Me oleme Kümääris siis Adeje poole. Nii. Auto otsustasime jätta siia, kuigi seal oli ilus parkimisplats, aga enam ei hakka autot ümber ajama. Seda parkimisplatsi avastasime pärast seda, kui olime auto siia ära parkinud. Kuhugi siia nad ikkagi sõidavad. Mis on nagu nende teede juures huvitav, et me siia sõites juba pidime päris mitu tõusu võtma, kus kaapis rattaid üles, aga siis... punkt on siis Cascada Barranca del Rio. Kuidas me sinna jõuame, ei tea, konkreetselt GPS sinna rada ei näita, sellepärast, et seda otsest rada sinna ei lähe. Seal on küll mingi rada, aga selle rada oli algustega otsa, mis oleks ühendatud mingi rajaga. Nii et me üritame minna nii palju kui võimalik sinnapoole ja kui me oleme sinna kanti enam-vähem jõudnud, siis vaatame, kas sealt saab kuidagi mitte rada mööda sinna kaskaadini ehk siis Koseni. Aga vaade on äge, ilm on ilus. Fantast ilus vaade on siit üles mäele. 2100 on selle kõrgus, 1300 oleme meie. Mis siis on 800 meetrit on vaja tõusta või 2 kilomeetri peale? Ei, oota. 2004. Aga kõrgus oli 2004 oli. 2100 oli kõrgus seal, siin on 1300. Nii et päris kõva tõus ootab meid vist ees. Aga väga ilus, mõnus ilm on, soe on. Isegi soe riideid ei võtnud kaasa, sa ei võtnud midagi, kui tuul tõuseb ja külm hakkab. Ja siis ma ei tea, miks sa ei võta. Äkki alla vaada tagasi, kust me hakkasime tulema auto juurest. Ja. Seal ees otsib saaki kull, näe, pikeerib. Naks. Ei tea, kas sai kätte midagi või? Ühesõnaga pikeeris. Nii, tõusis üles tagasi. Käpa vahel ei ole midagi. Kadus ära männi taha. Okei, ühesõnast midagi ei saanud kätte. Kas lennuk läheb? Lennuk läheb sealt. Sinu pea kohalt läheb lennuk üles. Saar. Gran Canaria. Ja meie rada. Ikka üles. Ikka üles. Päris järsud tõusud on veel ees. See on alles kanjon. Korralik kanjon tuleb sealt ülevalt alla. Ja, vaata siit ülevalt näeb seda kanjonit kindlasti. Päris hästi. Lähme sinna tippu.
ei lähe sealt mingit rada alla. Sealt läheb kuristik alla. Ma ei tea, kui palju siit paistab, aga tegemist on väga võika kuristikuga. Sellistest kuristikust muidugi läbi minna nagu eriti võimalik ei ole. Risti kuristikust läbi. Köiega küll, ütleme, kaljuronimise varustusega saab siit küll läbi, jah. Betooni täis valatud. Ei tea, mis eesmärgiga. Kaardi järgi oli justkui võimalik isegi autoga siia sõita. Vähemalt GPS lasi sellele teele raja teha. Ma arvan, et me tegime hästi, et me ei hakanud autoga siia tulema. Mida seda teed siia tulema, ma mõtlen. See tee nüüd küll ei ole nii okei, et siin autoga sõita. Vähemalt selle autoga, mis meil on. Ossa, kus on vägev mänd. Siukene uhke männipoiss siin. Oba. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Kohe lõpeb tee ära. Rahulik. Kohe jõuame tupikusse. Tienes que estar muy tranquila. Kaardi peal vähemalt lõpeb tee ära. Ma ei tea, mis edasi saab, eks vaatame.
Ma arvan, et siin peaks midagi olema. Rada läks sinna vasakule alla, mingisugune rada. Seda me hetkel ei kasuta, seda rada. Üritame vaadata, kuhu see tee viib. See tee, vaataks, siin on käbis jälle kukkunud. Siin saab korralikult kütta nende käbidega. Küttematerjale. Aga mine tea. Võib-olla tõesti lõpeb see tee ära kuskil. Hetkel läheb ta muudkui kitsamaks ja kitsamaks see rada meil. Teiselt pool on tee. Kas need teed saavad oma vahel kokku või ei saa? Räägin, et kaardi peal näitab, et ei saa kokku, et kaardi peal on need teed nagu läbi lõigatud. Üks tuleb siit poolt kuni selle kuristikuni, teine tuleb sealt poolt kuni kuristikuni. GPS piiksub kogu aeg. Soovitab tagasi pöörduda meil. Näed, ma filmin sind, sina toimetad, seisad paigal. Okei. Nii. Ja nagu kaart ei valetanud, siin lõppes tee, üks tee ära ja sealt poolt tuleb teine tee, lõpeb teine tee ära. Tõenäoliselt on siis tegemist kohaga, kuhu oleks pidanud kunagi silt tulema. Sillani ei ole jõutud, aga teed siia, kuhu peaks silla ehitama, on tegelikult tehtud. Isegi betoonist valatud mingi sillaserv. See on siis meil tee lõpp ja läbi selle kanjoni veel muidugi ei õnnestu siin kuidagi mingi valemiga minna. Selles suhtes me oleme tupikus. Variant on ainult tagasi minna. Ja teine tee siis tuli sealt. Et oli variant, kas siit kaudu tulla siia või sealt kaudu. Et tulime me siit kaudu. Ja nii ongi. Siin saab kõik otsa. See on ikka päris kõva kuristik. Siit ei roni mingi valemiga läbi. Mida? Nii all on rada näha. Siit läheb ka kuskilt kohe rada alla. Aha. Sealt läheb rada alla. Nüüd üritame siit siis alla ronida. Sinna orgu. Ühesõnaga. Kui sinna alla minna, siis on selleks üks rada siin. Proovime ära, mis värk selle rajaga on. Käisime tupikus ära nüüd. Nägime, et sealt on võimalik kuhugi edasi minna. Üritame siit orgu minna. Natuke orgu uudistada altpoolt ka. Seda igavest sügavikku. Igavest ägedat sügavikku. Paras lahtine kivipuru on siin jalge all. Veerevad kivid. Rolling Stones. Veerevad kivid. Võt. Kohalikud on ikka väga andekad tegema siukseid radasid sellistele kaljudele. Poole. Ops. Lihtsalt ettevaatlik olema, siin libiseb hirmsasti. Otsida jalgadele tuge, näed. See lõpp ei saagi kuhugi jalga maha panna. Igal pool hakkab jalga all veerema. Op. Mida? Ja, jule ebamugav kõndimiseks.
tuleb jalgadele kohta otsida, kuhu jalg panna, et jalad ei libiseks. Nii, selline see rada on. Seal all voolab vesi või? Ära mine lähemale. Ma kuulen, et vesi vuliseb all. Jaa, vesi täitsa olemas. Ma ei tea, kuidas seda vett saame minna või. Viga ei ole, jah. Tõenäoliselt sinna varju, kuristikku eriti kaameraga näha ei ole, sest kaamera peab ise olema varjus, et näidata. Selline on siis seal see jõgi, kus on isegi täitsa vesi sees. Aga nüüd jõudsime siis lõpuks siia alla orgu. Sealt ülevalt kalju pealt tulime enne mööda. Ja Sveta tuleb sealt. Filmib midagi. See on juba natukene nagu minimaska siin. Vesi voliseb. Vesi tuleb vulinal. Nüüd oleme selle koha all, kus pidi silt tulema või oli silt kunagi, tõenäoliselt pidi tulema. Siin on mingi betoonblokk ka. Ja kui GPS uskuda, siis me oleme enam-vähem selle koha peal, kus on sild. Sest vaat, siin on üks plokk valatud. See oli kindlasti silla üks sammas. Kus puujuured tulevad ülevalt alla. Vahi. Mul on ka saapa sees mingid kivid. Üritame siis siit. Siin on mõnus päiksepaisteline koht. Üldiselt selles orus, näe teine betoonblokk veel. Selles orus on muidu väga külm, kui päike ei paista. Aga vesi on puhas, kristallselge. Ja, mul on puhas joogivesi kaasas. Aga tundub, et võib-olla isegi julgeks siit juua, kui oleks sukene
hirm suur jänu. Kuigi ütleme niimoodi, et kui seda vett keeta, jalg läks ette ja pea läks vastu puunotti. See puunott, ai. Et peale keetmist oleks see vesi väga okei juua, mingit riski poleks. See, et ta on nii puhas, see on nii ilus. Jah, millised habemed siit kasvavad seinast. Kellegi habe, jõuluoda habe. Ma ei lõhu ju, jumal, ta on ju nii kinni. Siin need on ära kuivanud ka, rohelised on need värsked. Vesi jookseb siin mööda seda kalju serva. On nii palju lehti vee peal, et ei saagi aru, kuhu astuda. Punased juurikad vee sees. Huvitavad juured, punast värvi. Kas on mingid puujuured või? Puulehti on siin väga kõvasti. Paisk, kus on alles seinad vertikaalsed. Pärast seda matkarada võib kõik päevad järele jäänud 2 päeva radas veeta. See on nii äge koht siin.
hästi palju mände kasvab Kuristiku serval, nii et praktiliselt kohe täiesti serva peal, aga ükski mänd ei ole siiamaani veel alla kukkunud, ma pole näinud ühtegi siin põhjas. Siin on päris sügav bassein. Siin hakkab järsult tõusma vist, sellepärast ka see kiirem veevool. Vulin läks ka kõvemaks. Veevulin. Õudselt palju kive on alla kukkunud siia. Vaata, kust on rohkem kulunud tolmu kivide peal. Sealt me nüüd tulime, liigume ülespoole, otsides ikkagi seda, kuidas siis öelda, mis siis on, juga, koske. Usume, et me näeme seal eespool kuskil ühte koske. Vähemalt on keegi netti pannud pindi üles, kus on täitsa selline kosk olemas. Ilus kosk. Mida? Jah. Ai, üks okkaline taim torkas mind. Veel pool kilomeetrit justkui, siis peaks juba hakkama midagi nägema, mida me ootame. Vahepeal on siis rada nii palju muutunud, et oleme vee pealt ära tõusnud. Kanjon on läinud laiemaks. Siin kanjoni põhjas on rada
mis on siis natukene eemal sellest jooksvast veesängist. Grandilla tee. Noh, Rico on. Ja Grandilla de Abona on selle raja nimi. Grandilla de Abona. Õige, Grandilla de Abona. Vana hispaanlanna parandas mind. Nelja käpukill. Meie sihtpunkt peaks varsti päris ligi olema. Varas kivi laviin on siin. Seda mu kaart näitabki või? Kivi laviini. Mis iganes siin ka ei ole, üks asi on siin kindlasti. Kanjon lõpeb siin ära. Ja tõenäoliselt peab sealt ülevalt alla vesi voolama. Aga kuna on praegu kuiv aeg, sealt ülevalt ei voola midagi alla. Aga kohe liigume sinna lähemale. Ühesõnaga, siit enam mingi valemiga kuhugi edasi ei saa. Siit saab ainult tagasi. Et niimoodi ürisime iseenese tarkusest kõigepealt sinna. Seal ei ole midagi. Üritame nüüd siit kaudu minna. Siin nii lubjane. Ju siin see suure veega lubjastab siin või murendab siin kivisid. Pane siis siit üles mööda neid kive. Siit peaks alguse saama see jõgi. Seal on koobas tegelikult. Kaardi peal oli ka koobas näidatud. Aga koobas on seal täiesti olemas. Veesulinet on kuulda. Okei, liigume edasi. Vaatame, kus see allikas siit alguse saab. Mäe seest tuleb vesi. Selles me ei kahtle. Seda vett oleme siin kogu aeg näinud. Ahah. Nüüd me oleme siis kohal selle kose juures. Vastu edasi. Keegi on siin üritanud elada või mingisuguse augu uuristanud omale. Aga kosk ise, palun väga. Siin 6,5 kilomeetrit vaeva mööda kanjonit. Ja siin me nüüd oleme pisikese kose juures.
ja üleval on veel üks koobas, kuhu tahaks sisse vaadata. Jah, tule seisa siia kosa ette. Ilma inimeseta ei suuda nagu seda mastaapi tajuda võib-olla. Et vaatame siis nüüd, kuidas siis inimese kasvu juures näeb välja see. Kuna praegu on väga kuiv periood, siis tuleb siit väga vähe vett. Mingil ajal võib siit kindlasti väga palju vett tulla. Nüüd hakkab filmima, vaata. Nüüd tekkis hästi see rekoord välja. Siin peaks see vesi olema kõige puhtam sellest, mis siit alla jõuab. Peaks tulema kuskilt päris mäe sees see vesi. Päris kena koht. Ja siin on ikka väga sügav ka. Paar sammu veel astud, siis oled kaelast saati vees. Nii. Aga nüüd tuleb siis see. Nii, vaata seda koobast veel. Ei tea, jah. Püüame siis siit üles saada kuidagi. Üles on nagu alati lihtsam ronida kui alla, need libedaid teid. Noh, aga miks sa sinna vasakult poolt ei lähe? Paras jura siit ronida. Üles on köki-möki minna. Anna mulle kett, ma tõmban. Ei anna. Lähen siit kaudu. Sambas, koopas on vesi, jah. Oh. Nii. Perse kui libe siin on appi. Ma livisen praegu alla. Võta kepp. Hoia mind kinni. Ops. Nii. Ops, ära ise kuku. Näed või? Võta hoia kinni nüüd. Suur raisk, see libe siin on. Õudne libe oli sealt tulla. Tahtsime seda koobast vaadata. Aga see koopas läheb pikalt edasi. On küll vesi sees, aga vesi on ainult põhjas. Aga me ei hakka aega raiskama siin. Ei hakka aega raiskama siin koopas kolamisega. Nüüd tuleb leida kõige ohutum tee. Siit alla, kust me üles tulime, ei ole eriti ohutu. Kõige ohutum tee alla tagasi. Mööda neid kive on
vähemalt ei ole libe. See pagana kruus on siin nii libe, et selle peal ei ole mingit pidamist. Aga okei, sealt saab ilusti alla. Külmast õhust. So. Ühesõnaga, siin ma nüüd lõpetan filmimise ära. Tagasiteed ma enam ei filmi. Tagasitee on täpselt sama tee, mis siia tulek. Viimased vaated veel. Koopas ei käimata, ma ei tea, kas me kahetseme seda või kahetse kunagi. Ma usun, et seal Koopas ei ole midagi teha. Koobas on Koobas. Üks auk mäe sees ja nii ongi. Aga olgu, eesmärk on täidetud. See, mis me tahtsime üles leida, leidsime üles, kuigi me ei olnud üldse kindlad, et me siia õigesse kohta üldse satume. Aga näed, rehvas, et sattusime õigesse kohta. Võimas kanjon. Ups. Täiesti vertikaalsete seintega. Ülevalt on kitsam veel kui alt. Uskumatu, kuhu üks taim võib kasvada. Noh, kus ta selle vee saab? Hea küll, toitaineid veel kuskilt saab, aga kus see taim saab oma vee? Selle kivi seest. Öösiti võib-olla on siin ja pilvetest ainult. Oskab vett hoida. Väga ratsionaalne vee kasutamine. Okei, need on nagu kuskil siin kivi sees või kivi siukse mudru sees, aga see oli jumalast kalju peal, kaljurõhe sees.
15,7 kilomeetrit, näitab käsi GPS. Siit 1,5 kilomeetrit oli võimalik veel põhimõtteliselt autoga sõita sinna ülesse. 2 põhjust, miks me seda ei teinud, oli see, et esiteks esisilla veoga lahtisse selle teesodi peal, siin ei ole seda sodi, aga tõusude peal on seda sodi palju, sellist libisevat sodi. Lihtsalt auto ei kaabi ennast ülesse, ta kaabib küll. Ta ongi selles, et kaabib niimoodi, et suke tunne, et kohe laguneb auto laiali. Paneb nakat, auto väriseb, nii et vähe ei ole. Ja teine, põhimõtteliselt saaks sõita, kui teaks seda rada, siis oskaks nagu kiirendada enne neid tõususid. Aga teine põhjus, miks me sinna minna ei saanud, siia sõites tuli praktiliselt viimane lõpp kõik esimese käiguga sõita ja kütusepaagi osuti liikus nagu kellasekundi seier tiks nulli poole silmnähtavalt. Ja tegelikult on meil päris tühi paak juba ja ainukene lohutus on see, et siit on nüüd allamäge minek, et võib-olla õnnestub tühja paagiga allamäge ära sõita. Aga siin me nüüd oleme ja korra veel vaadates seda 1,7 kilomeetrit ja kell on siis 4 läbi, 5 minutit ja me siis alustasime käimist ühesõnaga 3,2 kilomeetrit tunnis on liikumiskiirus. 4 tundi on olnud reisiaeg, väga võimalik. No mis iganes, edasi hakkab finito jah. Edasi hakkab autosõit allapoole. Siit peaks juba ludinal minema.